tere, kaunis kuulaja, sa kuulad Chanda kanaldust. Meditatsiooni sisenemisel tõmbame käima lainetuse. Massiga kaasa hulkuvad ei pane me tähele välist ärevust. Me mängime kaasa massidele omast ärevust. Meditatsiooni sisenemine on järjest kaugematest paikadest tähelepanu enda suunale koondamine. Mida enam ma kaugetest paikadest ennast kohale toon, seda enam pöörab väline mulle tähelepanu ja vaatab mind kui ohtlikku märki. Kui ma toon välistest paikadest tähelepanu enda suunale, siis olen ma lõpetanud massipsühhoosile energia andmise. Väline tajub vähenenud energia pealevoolu ja ründab. Kuidas ta ründab? Ei tea kust ilmub kohale ärrituse jagaja. Reaalses elus võime seesugust juhtumit märgata mürana, meile läheneva mürana, inimgruppidena, kes tulevad meile järjest lähemale, üksiküritajad, kes hakkavad meie suunale vari loopima. Enamasti, vähemalt alguses, sõnadega. Nad kritiseerivad, ütlevad, et oleme teistmoodi. Mida me ennast arvame, kas me peame ennast paremateks nendest. Enda suunale vaataja, tema liikumisspiraal energeetilises plaanis on täpselt vastupidine sellele, kes massidele omaselt teiste arvelt kestavad. Enda eluallika unustanud tarbivad nad kõrvaliste isikute energiat, loodusressurssi. Isepäiselt, kuritarvitavalt. Nad lagastavad. Täiesti võõras grupp, ei tea kust ilmunud paigale, hakkab enda suunale vaatajat, mediteerijat provotseerima, pilkama, halvustama,
grupile omaste mängudega venitama. Mediteerijad enamasti ka pereliikmed ründavad. Nad nimetavad mediteerija valikud arulagedaks. Jätkusuutmatuks, seadusevastaseks, ebapiisavaks. Enamasti just mediteerijat kutsutaksegi ebapiisavaks. Proovitakse talle selgeks teha, et ta on tühi koht. Ta ei vääri. Ta on eemale tõugatud. Üleliigne. Grupi eesmärk on mediteerija teelt, enesevaatlust teelt maha tõmmata ükskõik millise meetodiga, ausa või ebaausaga, panna ta kukkuma ihade lõksu, libastuma. Lõpetama enesevaatlus. Algaja mediteerija vajab vaikust, et üleüldse aru saada, kelle suunale tähelepanu tuua. Enda mina unustanud on oma keset üsna keeruline üles leida. Kuid edasi jõudnud mediteerijale on parim paik, park, turuplats, väljak, rahvarohke keskkond. Istunud pargipingile, asunud enesesuunalisse vaatlusse meditatsiooni. Paneb ta kergelt tähele, kuidas väline müra tirib tähelepanu enda keskmest, endast erinevale suunale, kaugematesse paikadesse, pargi äärmusse. Teisele poole. Mis on meditatsioon? Kohale jäämine. Esmalt kohale tulemine ja siis kohale jäämine. Enna suunale energia andmine. Mitte teistelt varastatud energia tarbimine, vaid oma sisemiste silmade enda keskmesse toomine ja sinna jätmine. Huvi pärast tegevuse kukutamine, tahan teada, miks keegi niimoodi ütleb, tahan teada, miks keegi niimoodi toimetab, tahan teada, kes on see, kes ütles, tahan teada, palju on grupis liikmeid, tahan teada, millised nad on. Mediteerija hoiab silmad kinni, füüsilised silmad. Või kui ta on nii edasi jõudnud, et suudab füüsilise silma lahti hoida, ilma et vaataks füüsilist teda ümbritsevat keskkonda. Pole hullu, silmad võivad lahti jääda. Aga absoluutselt fookusest väljas.
nii kolmas silm ehk seesmine silm ja füüsilised silmad vaatavad oma keskmesse. Iga ärritav tegur ümberringi on iseenesest toetav faktor. Ta aitab meil märgata, kas tähelepanu voolab keskmest välja ärritaja suunale jääb välise grupi keskele või ükskõik, mis ümberringi toimub, jääb tähelepanu enda keskmesse. Vähe sellest, et tähelepanu jääb enda keskmesse, tähelepanu jätkab sisenemist oma keskme sügavusse, justkui kaevates enda sees ruumi juurde ja juurde. Mida enam teha sisevaatlust, sissepoole liikumine, enda keskmesse liikumine on nooruse eliksiir, noorenemise valem, aeg. Aeg liigub sisesuunale, naisenergia. Energia endale jätmine, endale suunamine. Mida enam me tähelepanu välisesse lükkame, seda kiiremini me vananeme. Mida rohkem me elame võtmes tahan teada, mis keegi teine ütles, tahan teada, kuidas keegi teine elab, tahan teada, tahan meelelahutust. Seda kiiremini me vananeme. Ehk me loobime endale aru andmata oma eluenergia suvalistesse paikadesse, mis tuulega kandub kuhu iganes. Kui ma hoian teadlikult tähelepanu enda suunal, enda elulistel valikutel, enda kuulamisel, sisekeskkonna kuulamisel, oma vajaduste kuulamisel, pluss nende materialiseerimisel, seda enam ma noorenen. Kui aeg on pandud liikuma sissepoole, sisesuunaliselt enda hüvanguks, siis kukub maha vananemine. Inimese näokortsud, tema nahk, tema ihu, tema liigutused, tema olemine peegeldab tema liikumissuunda, tema valikuid ta elus, tema sisekliimat. Inimest kui sellist. Liiga vara näkku kirjutatud kortsud annavad teada teiste elus sobramisest. Küüru vajumine teiste koorma alla jäämisest. Tuhmunud nahk oma eluallika tuhmumisest ja hõrenev pealagi enda südame hääle kuulmatusest. Geenid. Keegi võib öelda mulle, et tegemist on geenidega ja seepärast asjad juhtuvad. Me
ego tahab kuuluda ja oma kuulumisvajaduses väänab ta end tema eelkäijate mustrisse või enda eelnevate elude hirmude alla. Alles siis, kui ma olen sisevaatluse piisavalt sügavaks kaevanud, nii et pargipingil istudes müra iseseisvalt minust eemalduma hakkab füüsilisel tasandil. Mida enam väline mind ärritab, minu suunale pori loobib, seda sügavamale enda seesmusesse kaevan, seda rohkem tähelepanu enda keskmesse toon. Ärritaja ärplemine pole minu probleem. See pole minu lahendada, minu ülesandeks on tulla iseendale, iseenda jaoks kohale. Kui ma tulen nii sügavale enda seesmisesse, keskkonda olemisesse, iseendale olemisesse, siis minu seesmine vibratsioon, lainetus energeetilisel tasandil tõuseb nii kõrgeks, et ärritaja, minu ümber oleva füüsilise ärritaja olemine läheb nii ebamugavaks, et mõnitav grupp pakib ennast kokku ja eemaldub. Võib-olla algul ainult sammu võrra, aga üldiselt, kui sisse suunda liikumine on kiire, jätkusuutlik, sihipärane, siis grupp pakib ennast sõna pealt kokku ja taandub. Kui sel hetkel teeks füüsilised silmad lahti, siis võib tähele panna, et park võib olla rahvast täis, aga mediteerijad ümbritsevad pargipingid, ümbrus on lage. Võib-olla 1, 2, 3 inimest on kuskil läheduses. Tegemist on julgete hingedega, kes on huvitatud, kes vajavad kas või killujagu iseenda sisesuunale liikumist. Kärbsed putukad, kes meditatsiooni ajal meie ihule maanduvad, see pole mediteerija probleem. Negatiivne jõud, nimetan ma teda saatanaks, maaraks, deemoniteks, proovib teha kõik, et mediteerijat ärritada ja teda noorenemise suunalt maha tõmmata. Iga hing on tal olnud arvel. Kogus oli see ja on see, millega ta ennast tähtsustab. Iga lüli kaotamine on negatiivsetele jõududele alandav. Ja alandus on see, mida ta ei salli. Ja alanduseks nimetab ta just tema juurest lahkumist, äraminemist. Teenindaja rollist väljumist. Tema teenindamisest
lahkumist. On huvitav see, et Mara on leidnud nii kergelt tee inimese meelte risustamisse. Läbi religiooni, sektide, läbi vägivaldsete grupeeringute, varastatud sümbolitel tantsisklevate mõrvagruppide. Läbi on hoidnud ta ühiskonda hirmu all. Egiptuse eluenergia jumalanna, viljakuse jumalanna, eluvete jumalanna, Isis. Tema varastatud nimi kleebitud mõrvarlikule sektile unustab rahvas sümboli algse tähenduse ja hakkab kartma positiivset energiat. Ta on unustaja. Kristuse lugu varastatud, Kristuse nimi varastatud, tema lugu ümber väänatud, religiooni omaks jõuga tehtud. Unustab rahvas Kristuse päritolu, valgustumise tähenduse, Jeesusest Kristuseks valgustumise, maagirahvast pärinemise. Vale looga hakkab ühiskond kartma positiivset energiat, pilkama, mõnitama, eemale lükkama maagirahvast oma tegudega, kehale tagurpidiste ristide joonistamisega, pilkama Kristust ja öeldes, et igaüks, kes kõnnib valgustumise rada, olgu ja saagu risti löödud. Ma võin jätkata sümbolite, nimede, varguslugudega, olgu tegu svastikaga, pentagrammiga või muuga. On mass unustaja, kes lahmib Maaralt ehk saatanalt pärit käske endale aru andmata. Ta on lojaalne negatiivsetele jõududele, hävitusele.
elule selja keeramisega. Ta kardab. Mida ta kardab? Küsimus on igati õigustatud ja võib-olla isegi selle tagune hirm, mis käivitanud kurja teo, omamoodi õigustatud. Kuid kas on õiglane ennast võõraste sulgedega ehtida algset lugu ümber väänata ja oma süüd teisele selga kleepida? On igalühel vaba voli tollele küsimusele vastata. Ja leida enda tarbeks omale õige suund, õige tee, õige valik. Asjadest rääkimine, rääkija tasandile jäämine on tühi kui liivaloss, mis tuule või järgmise lainega minema pühitakse. Kui ma räägin vajadusest sündida sisehääle kuulajaks ja ennast praktikasse ei sea, siis olen ma ühe öö liblikas, kellest märki maha ei jää. Lagunev liivaloss, kes proovis väänata teisi tegudele, mille varjus keelduda vaatama otsa ehedusele. Oma isiklikule hirmule, vabale armastajale, armastusele, vabadusele, vabale armastajale. Kui ma räägin kõigest armastusest, armastus on kõige võimsam energia, ma soovin armastust jagada, armastus, 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 armastus. Mis on armastus? Armastuse energia töötab sisesuunal. Ehk täpselt see sisse suunda liikumine, oma füüsilise kehaga turuplatsil istumine ja sääl keset müra oma tähelepanu järjest rohkem keskmesse koondamine. Ehk igapäevaelus kõiksugu osaliste käskude, nõudmiste, halvustavate sõnade vahelt läbi tulemine
enda vajadustele kohale jäämine. Oma seesmiste hirmude kuulamine. Oma ebapiisavuse lahendamine. Oma väärtusetuse väärtuseks kujundamine. Seksuaalenergia loominguks transformeerimine. Seksuaalenergia on loomingu energia. See pole maha loopimiseks, kuhugi välja pumpamiseks. See on loominguks seadmiseks. Looming on evolutsioon, kunst, ükskõik milline. On ta jätkusuutlik arhitektuur, joonis, muusika, linna looduse arendus, keskkonna jätkusuutlikkust arvestades, floorat, faunat toetavana. Loomingu energia on pühamaid energiaid. Mis meie keskel eksisteerib. Pühaim transformatsioon. Kõige suurema distantsiga transformatsioon. Kõige sügavaima pimeduse valguseks toomine. Transformeerimine. Ma olen enesekindel ja mäletan oma väärtust. Nina püsti ajamata kõnnin oma sisevajadust. Ma lasen ümbritseval lärmata, parasiteerida, närveldada. Ma koondan oma tähelepanu oma keskmesse, et olla iseendale kohal. Alles siis, kui ma olen oma sisevaatluse lõpetanud, avaneb armastuse energia. Ehk loomingu energia, mida saan minna panema, kujundama. Vabaduse energiaks. Materialiseerimiseks. Materialiseerimine on vabadus. See vabadus on ainult sel juhul kestev, kui algselt on avatud armastusenergia. Ehk materialiseeritakse midagi, mis on seest poolt.
sündinud. Midagi, mida oma seesmuses on meelde tuletatud, oma sisevajadus, mis on meelde tuletatud. Ja seda minnakse nüüd realiseerima, materialiseerima. Materialiseerinud südamevajaduse saab minust vaba armastaja. Ma olen vaba oma armastuse energiat väljapoole lainetama. Jätkates siselainetuse avamist ja ajaloo ümber kujundamist. Aitäh, kaunis kuulaja. Ole hoitud, ole kaitstud, ole armastatud. Sa oled mulle oluline.